8 ja 23 minutit ja meil on siin MyHitsis nüüd külalised, sest et Eesti Laulu üks väga palju lubav poolfinalist Karl Kristjan ja Karl Killing featuring Whatever, looga Young on siis ametlik nimi, aga meil on siin Karl ja Karl, tere! No tere! Tere hommikust! Ja no rääkige nüüd ära kõik, mis värk on, mis plaanid on, mitmes koht ja nii edasi. No, eks tahaks ikka võidu peale minna välja, ütleme kohe ära, et enda seisukohalt võiks ju olla ikkagi mingi progress eelmise aastaga võrreldes. Väga hästi öeldud ja see aasta on ju heasse kohta ikkagi minek ka, Portugal on ju soe selle aja peale. No ma loodan ka, et on. On ilus ja lummav ka veel lisaks kõigele. No, kuidas teie kutid üldse kokku saite? Teil on mõlemal omad puldid olemas. Mis nalja te teete siin? Et jätsite omad niimoodi maha ja hakkasite siis hoopis oma keskis lugu tegema? Tegelikult see vastus on selles mõttes väga lihtne, et me oleme siin Hugo ja Krisiga, siis, kes moodustavad selle nii-öelda Vadeva seal meie featuringis. Nendega me oleme nagu muusikat siin viimasel ajal igapäevaselt koos teinud ja mingil hetkel kuidagi sadas sealt Downtowni ukse vahelt Karl ka sisse ja siis kuidagi need muusikaalsed ideed klappisid meil nagu väga hästi ja selle nagu tagajärjel tegelikult ka see Young nagu sündis. Ehk et jälle selline hea kokkusattumine, ei ole midagi, et keegi oleks kellegagi tülis, et bändid läheks laiali ja teie nüüd teete koos, vaid lihtsalt nagu üks tore projekt. Ja, absoluutselt. Ja aga tundub, et ega te vist väga palju ei pidanud ka vaeva nägema kui sellist, et selles mõttes kõik ju klapib oma vahel, et siuke vibe on õige ja ütleme muusikalised eeskujud ja kõik sellised asjad on sarnased. Ja selles mõttes, et need maitsed ja asjad nagu klappi, nagu kuidas öeldagi, siis klapivad jah, nagu loomulikult üsna nagu paljugi, et selle Youngi puhul just oligi nagu see, et meil oli nagu mingi kerge mõte olemas, et võiks nagu Eesti Laulul midagi nagu teha, aga kui nagu ei tule, siis ei ole nagu mõtet punitada. Aga siis kuidagi see alge nagu hakkas nagu voolama ja meil nagu Karliga kuidagi kahe peale tulid need viisid ja asjad tulid sinna nagu suht ladusalt nagu peale, et sealt ka nagu see lugu nagu põhimõtteliselt kiiresti nagu niimoodi valmis saigi. Aga kuidas teil on? Kas teile praegu, ütleme, Eesti Laulu karussell täiega on käimas? Kas teie igapäevaelus on sellist, piisavalt palju juba festivali meeleolu, sest et tegelikult Eesti Laulu nii poolfinaalid kui finaal on üks korralik fester, enam kõiki seal tunned ja selline hea pidumoment on ka olemas või on teil ikkagi selline range töö tegemine ja ainult lihvite oma lugu? Ei, kindlasti mitte selles mõttes, et ma võtame väga vabalt ja üritakski just pigem seda pingevabat vibe'i nagu terve selle Eesti Laulu ajal nagu hoida, et siis kindlasti need poolfinaalide salvestamised on alati üks äge kokkusaamine Eesti muusikute vahel, et nii kui see pinge sealt pealt ära kaob, et need salvestused on sisse tehtud, siis läheb väike pidu alati lahti. Stay young just one last time.